Uue äpi loomiseks valime Projects menüüst Start New Project ja paneme oma projektile nime ja okei. Me teeme äppi, kus on nupp, millele vajutades mobiil ütleb midagi. Kõigepealt disainime kasutajaliidese. Seda me teeme disaineri vaates. Lohistame ekraanile nupu. Ja meediakomponentide alt lisame text-to-speech komponendi. Lohistame ekraanile, aga see tuleb nähtamatu komponendina siia alla. Disaini komponendid tekivad siia. Kui ma märgistan ekraani, siis on näha, et siia tekib roheline ristkülik. Märgistan nupu, nüüd on see aktiivne ja märgistan text-to-speech, nüüd on see komponent aktiivne. Paneme ekraanile uue pealkirja. See tuleb siia. Ja joondame ekraanil olevad komponendid laiuse suhtes keskele ja kõrguse suhtes keskele. Märgistame nuppu ja teeme fonti suuremaks. Teeme fondi paksuks ja trükime nupule nime. Nupu programmeerimiseks liigume plokkide vaatesse. Valime siit nupu. Kui nupp ühte vajutatakse, siis kutsutakse välja text-to-speech mis loeb siia kirjutatud teksti valjusti ette. Kuna tekst loetakse ette inglise keeles, siis on parem, kui me siia kirjutame ka ingliskeelse teksti. Testimiseks vajutame pild ja äpp ja teeme QR-koodi APK faili jaoks. Nüüd läheb natuke aega. QR-kood on valmis ja seda saab mobiiltelefonis oleva App Inventor Companion äpiga pildistada.